Tšau taas! Tšau! Nagu näha, eelmises videos olid sama teidet, et me tegime 2 videot jutti. Üleeile me käisime Mehhiko pulmas, aga eile me käisime Xochimilcos. Täna 1. mai, võib-olla on mingid pidustused, ma ei tea. Ma ei tea, kogu aeg mingi paugutamine käib väljas. Aga igatahes me käisime eile Xochimilcos, mis on siis Mexico City, Veneetsia. Väga kaunis koht. Ma ütleks, et kogu Mehhiko kogemustes, mis mul on siia, see on top 5 kindlasti, sinna mahub. Ma julgelt soovitan seda kohta külastada, kui te olete Mexico City's. Jah. Meid kutsusid sinna meie Mexico City sõbrad, Daniela ja tema pere, tema vanemad, õde, nende sõbrad. Suure seltskonnaga läksime siis sinna. Seal ongi lahe nagu minna, saab ka 2 minna selle paadiga sõitma, aga tore on, kui sul on seal, sest need paadid on täis, need on sellised suured. Räägime taustast. Xochimilco on siis üks linna osa Mexico City's, kus on säilinud selline kanalite võrgustik. Tegelikult Mexico City's oli neid kanaleid rohkem ja need kadusid ära, ütleme, eelmise sajandi keskpaigal. Nad olid ühenduses kesklinnaga. Nad olid ühenduses ja kasutati nii-öelda lõbusõitudeks, aga kasutati ka kaubaveoks, et mingi hetk nendest ei hoolitsetud piisavalt, nad kuivasid ära ja siis otsustati, et nende asemel tuleb asfalt, tulevad teed ja säilis vaid see Xochimilco osa. Ja tänapäeval on ta selline, ütleme, ta on ikkagi meelelahutus puhtalt, et seal seda enam mingiks kaubaveoks või millekski selliseks ei kasutata. Seal kanalite ääres on ka maju, kus elavad tavalised inimesed, aga väga palju on selle meelelahutusosa teenindav osa. Restoranid, lillemüüjad, suveniirid, WC-d, kohvikud, väiksed miniloomajad, mis iganes, kõik on nende kanalite ääres. Sa nägid loomi, ma ei näid. No need saavad maod, vaata, need mingid asjad. Ja olid ja need salamandrid, kes just olid, nad müüvadki neid salamandri, neid nukke, aga tegelikult need kanalivesi on selline, ta on üsna must ja ma ei tea. Vesi ei ole selle kanali kõige parim osa, et... Ja nad peaksid neid puhastada, sest see sügavus oli kohati, ma vaatasin, et nii oligi vett. Ja see vesi on väga must ja mitte mõnes kohas ka väikse lõhnas imelikult, ütleme nii. Aga seal, me lugesime kuskil, et seal on 2000 paati. See meie paadimees ütles, et seal on umbes 1000. Igatahes neid on seal nii palju. Nad on robustsed, nad on väga lihtsad. Maalitud värviliseks. Ja tegelikult väga lihtsalt tehtud on ju, lihtsalt plekk, puit ja papier-maché. Papier-maché selline siis nagu see värav, aga sa tead, ma nüüd pean seda ennast kontrollima seda fakti, aga ma saan aru, et need öösel helendavad või põlevad. Sest vaata, miks nad olid sellise neonvärvigas, ma nägin nüüd öiseid pilte Xochimilcos, aga see kõik helendas. Ja sa võid kujutada, kus need lilled ja tähed ja kõik need Guadalupe kujud kõik helendasid. Sest igal paadil on oma nimi, meie nimi oli, meie paadi nimi Maria Bonita. Et ühesõnaga, nad on nagu, tundub, et nad on nagu hästi viletsas seisus või niimoodi. Dekoratsioon. Aga kui need on nii palju seal, siis on see nii ilus lihtsalt, et me oleme Amsterdamis käinud, me ei ole küll käinud Veneetsias, aga seal on see kanalid nagu linna osa ja kogu selle infrastruktuuri osa. Siin on võib-olla, ongi ta nagu meelelahutus, aga see on nii üle võimendatud, et seda on nii lahe vaadata, neid on nii palju, nad on nii värvilised ja seal käib, non-stop party. Ja kauplemine ka. Kauplemine ka, aga see... Party on jah põhjus. Me tulime isegi varakult, vaata, kell 1 me jõudsime, aga see pere tegelikult tahtis veel varem minna, meil tekkis seal ajaliselt, aga varem vist oleks veel rahulikum, aga ma arvan, et ööpoole, et väga ilus, kui kõik see põleb, aga siis on vist vapše läheb käest ära. Sest seal karjuti ka ja meil oli see pereisa Alfredo, ma vaatasin, kes vilistab nii kõvasti Alfredo, aga ta vilistab nii, et üldse näha, et vilistab, aga hullult kõvasti. Ja siis teistele paatidele me lehvitasime, siis kui sai selle kontakti, siis seal kõik kisasid ja... Kui te kujutate ette, nagu on Tallinna vanalinnas, südaöö, suvine südaöö ja inglise poissmehed, kohalikud Eesti noored, ma ei tea, kus kõik välismaal tulnud peolised, see kõik on selline lõbus ja mäsu ja
heas mõttes on ju, ei, kõik olid väga sõbralikud. Ja väiksed paadi kokkupõrked ka muidugi lisasid. Aga ühesõnaga see kõik see energia on sinna kontsentreeritud nendesse paadidesse ja sinna kanalite. Aga oli turiste oli, oli valgeid inimesi, me nägime seal kusjuures vist rohkem, kui me siin linnas oleme nii näinud. Aga hästi palju oli ka kohalikud turiste, et nad ise ka siis ja ma sain aru, et see pere ise ka, nad ikka, neile meeldib seal käia, Daniela oli käinud seal nüüd viimasel 3 korda, aga nad ikka on ise ka käinud. Ise käivad ikka ka, jah. No ühesõnaga, see on siis selline paat, kuhu mahub tegelikult kuskil kuni 14-16 inimest võib-olla. Sa võid võtta ühel inimesele, ta on jah paat, kus on siis toolid, laud on keskel. Informatsiooniks lihtsalt, kui keegi tuleb sinna, te võite võtta selle 1 peale, 2 peale, 3 peale selle paadi. Hind on ikkagi 1, see on tunnitasu, see on 500 peesot tunnis. Võimalik on vist ka kaubelda, sõltub võib-olla päevast, kui palju tahtjaid on sellel ajal. Meiega juhtus selline asi, et jällegi meie sõbrad tegid selle meile välja, kuigi me üritasime toppida seda raha mitmel korral, aga ei. See on väga raske meigla selle raha. Nad üritavad kogu aeg välja teha. Või tähendab, nad ei ürita. Nad ei üritada, jah. Sa üritad neile maksta tagasi. Lihtsalt lähe. Aga, paari tunniga tegelikult võib-olla võib selle retke ära teha. Meil läks kauem, meil läks kuskil üle 4 tunni, sest me vahepeal ka peatusime, istusime restoranis, kus meil läks üle tunni aja. Ja mis veel teadmiseks, et sa võid tuua oma söögid-joogid sinna, et... Jällegi meie seda ei teadnud, aga mehhiklased olid varunud sinna me arvasime teha, me sööme seal koha peal, aga me sõimegi seal pärast restoranis, aga sellised jooke, snäkke, selle kõik võid kaasa võtta. Kuid ei pea muretsema, et sa jääd näljaseks, sest nagu me ütlesime, seal on see restoranid, kohvikud kanalite ääres, aga kogu aeg käivad sellised väiksed paadid nende suurte paatide vahelt ja pakuvad snäkke, magusaid asju, alkoholi, meelelahutus, küpsetatud mais. Neid lillepärgi. Seda ma ei saanud sealt kanalilt osta, sest vahepeal oli, aga see on ka tegelikult põnev, sellepärast mulle meeldiski see kanal, kus ei olnud seda kaubandust tegelikult, vaata see ära minek, see oli rahulik. Sest see tekitab väikse närvilise ka, ma ütlengi, see võib-olla oli melu nagu minu jaoks kohati liiga palju. Et ma tahtsin seda lillepere paati püüda või Miikale nukke vaadata või et mõtlesin ka teistele osta neid pärgi ja siis ei saanud, sest et need paadid nagu nad ega ei saa ka, et sa viipad, aga juba keegi tuleb vahele ja ühesõnaga. Nad on väiksed piraadi laevad. Nad sõidavad sulle kõrvale, hõikavad ruttu on ju. Ja kui sa hõikad jah või midagi, siis nad haakidega külge põhimõtteliselt sinu paadi külge. Ja siis kas hüppab ruttu sinu paadile, pakub sulle seda sööki, jooki või suveniire. Või hakkab mängima. Või siis näiteks marimba paat. Vaadake ka korraks. Oli kihvt, et marimba paat korraks tuli sõides meie paadi kõrvale ja ei jõudnud veel midagi öelda, kui juba pereisa Alfredo ütles on ju leppisid kokku, et 5 lugu, mis summa. 1 lugu maksis 70 peesot, 3,5 eurot, aga võeti 5 lugu ja lepiti kokku 300 peso peale siis. Ja sealt me saime poole maksta. Õnneks me saime pool maksta, aga 5 marimba lugu ja see marimba paat lekkis vahepeal selle paadi juht svammiga, poroloonis svammiga kaapis vett sealt välja. Samal ajal need mehed Titanic, see oli veidi kauguse paat, mis oli meie paadi külge haagitud. Mehed panid nagu aga neil on täiesti profid. Ütleme kehaliselt on nad kuidagi paremad, võib-olla nad hoiavad ennast nii, sest see vanem mees, kes nägi välja nagu Harrison Ford minu jaoks tegi see ta täiesti vabalt ja tähendab see paat ikka looksub, aga ta täiesti vabalt kõike mängis. Ja ma tahtsin liigutustest veel, mulle väga meeldis. Nad ongi võib-olla füüsiliselt, et näiteks Alfredo ütleski sulle, et sa topisid seal seda tanna ja siis tema siis ma ei oskagi seda teada. Half, jah, pooleks nagu seda näitas niimoodi. Pooleks saime summa. Ja siis, kui me neile midagi pakume, nende soovis, nad teevad niimoodi
midagi sellist, et no või no midagi. Kuninglik. väga, ütleme, need liigutused on kuidagi väga majesteetlikud või sellised, noh, mulle väga meeldib, pean harjutama seda kehakeelt. Nii see. Aga veel siis Georgi Milkost rääkides, siis noh, ma arvangi, võib-olla see tipptund oli, me olime restoranis kuskil kella 3 paiku ja siis ülevalt avanes see vaade ka ja pärast me sõitsime tagasi. Siis oli nagu juba hullumeelne. Paati oli nii palju, sõidavad sulle vastu, sinu kõrval, sinu ees, sinu taga, põhimõtteliselt nagu üksteisel nagu küljes ja igal paadi, noh, okei, mõned paadid nagu veidi rahulikumad. Muusika, jah. Perekond istub, lihtsalt söövad snäkke, seal joovad jooke. Aga mõnedel paatidel mängib mingi reivimuusika, mõnedel on mariachi, kolmandal inimestel on marimba mingi, neljandal on mingid latiinorütmid. Et see on... Ja osad olid jah, kui mariachi mängisid koha. Ja siis on mingid viiendal on tänapäeva latino muusika, mingi gasolina, mingi selline latino party. Mõnedel on vanemad inimesed, mõnedel on täitsa noored, on näha, et raiult pidutsevad. Aga seal... See on meeletu kakofoonia, samas... Väga nagu hullmöll, aga seal me nägime kõige rohkem, kui meiklased joovad meiklased ise ka, et meie valdkonnal oli ka, nad joovad kõige rohkem õlut, cerveza. Aga siis ikkagi õhtu lõpuks juba, noh, meie ka midagi rummi seal oli ja nii väheksa ja mina jäin ka õlut. Aga ma proovisin seda õlut ka, millel on see ääris ümber ja siuke mango kaste jah. Aga seal nad tõesti joovad, sest siin juuakse üldse vähe, et hästi nagu lahja alkoholi selline. Aga seal oli näha ja, aga kõige jah, lahedam oli jah, et see melu nagu tekkis nii järsku või kui me läksime, ei olnud nagu ja siis tuli peale. Siis järsku oli. Ja me õhtul sinna enam ei olnud õhtul, me kella 5 paiku lõpetasime. Aga karta on, et see kestab hildis õhtuni. Et arvatavasti õhtul on seal on veel huvitavam. Igatahes, me soovitame seda kindlasti. Sinna vist metrooga saab ka, aga oli veidi keeruline kuidagi ja vist nagu väga lähedal ei olnud ühtegi peatust, et sinna vist on lihtsam, kui te tulete Mexico City'sse sõita Uberiga ja planeerida siis vähemalt 3-4 tundi, et kuni paadi leiate, lepite hinnas kokku ja siis sõidate ja siis pärast tagasi. Igatahes eluelamus, soovitame. Like, subscribe. See on juba profiteed. Tšauki. Tšau.